Meiega on liitunud täna härra Kaur Kender ja härra Henri Kõrvits ja hakkavad Eesti parimaid räppareid nüüd hindama. Meie saatest Open Mic. Tervist! Tere! Tere! Esimene video on siis Manipulated Minds. Kuidas on mõte? Kas hakkad võtma neid superbandiitidelt üle legendaarse alla? Mis nüüd provotseerima hakkad kohe siin? Vabandust. Mulle meeldib väga sisekujundus, mulle meeldib diivanilaud meeldib väga ja üldse kõik see tuba meeldib väga. Mulle meeldib ka see tuba väga, aga see võiks korda teha, et ma pean siin Otto isale ja emale helistama, et nad tuba korda teeks, kui nagu räppima hakkavad. Aga muidu räpp oli siuke tore, muidugi mikrofon mu relv lause mingi 20 aastat hiljaks jäänud selle lausega, aga pole hullu. Muidu oli tore siuke. Liikumine paigas ja sisekujundus. Ja tants ja sisekujundus oli väga hea. Tants ja sisekujundus oli 5+. Järgmiseks on meil siis selline mees nagu Rocky. Kuidas oli Rocky? Mulle see toru väga meeldib, see kus ta räpib, see on väga kihvt toru, väga vinge toru. Aga mulle need riimid ei meeldinud väga. Välikujundus siis saab. Ja, aga riimid nagu, see räppis nagu lahedalt, aga riimid ei olnud väga mõnusad, seal oli... Agenda, kalenda, kaurgenda. Ja seal oli mingid sellised rumalat ingliskeelset riimi, mis mulle ei meeldib. Mulle tark ingliskeelne riim eesti keeles meeldib, aga seal oli seda mitte väga tarka, et vabandust. See, kui Rocky ja Paksmõõta koos bändi tegid, siis ma mõtlesin ka, et see on Paksmõõta ja teine on Rocky ja tuli hoopis välja mingi aja, et see on hoopis Rocky ja teine on Paksmõõta. Aga minu meelest mulle meeldis kuidagi, mulle üllatas, sest Rocky vahepeal tegi mingit sellised imelikku, seda viinamarjade bändi, mis ei olnud eriti kihvt. See oli päris okei, mulle meeldis. Järgmine on siis Okim Riim. Kurat kõvareist, ei ole midagi öelda, hästi paneb. Ma arvan, et Okim Riim on selline hea näide sellest, et riimimised see, et absoluutselt kõik asjad on maailmas võimalik riimi panna. Kõik mõtted, algul tundub, et neil ei olnud hästi võimatu riimi panna, siis viiga Okim Riimi juurde mees peab kohe riimina. Ja naine õla peal on ka muidugi küll. Ja üldse kõik on, see on väga... Jah, see on võib-olla üks parimaid, tähendab kindlasti üks parimaid ja võib-olla kõige parem, et mul ikka absoluutne lemmik praegu vähemalt. Okim väga kõva. Ilm oli muidugi siit. Lörts ja rõve. Lahe ilm, just täpselt, ilm läks minu arust eriti hästi riimi. Just sellise ilmaga nagu tassidki seda naist. Siin sellise ilmaga lohistatakse naist, siin on ka näiteks lund maas, saab lohistada, ei ole vaja tassida. Sa oled nii kõva mees, mida sa lohistad? Ma jaksaks vist seda naist kanda. Ja väga kõva. Nüüd Genka käib muide boksitrennis. See ei tähenda, et ma naist jõuan kanda. Naise kandmine on hoopis teised lihased on mändatud. Kaurile paned juba ära? Vasaku käe. Kaur käib ju kuradi ka trennis. Ma käin tõstmises sellepärast, et mulle ei meeldi, kui on nagu palju saginat nagu platsil, et maadlus on ka üks mees liiga palju näiteks, et kangiga on nagu lihtne, et seal üksinda, et sellepärast mulle meeldib kangiga ikka ise ja kang ja kõik. Tule jumala hea sportis üksinda maadlus. Üksi boks, see on nagu Fight Clubis, eks ju. Ei just, üksinda boks on vaata need mingid vanad, need mingid kuradi tai chi ja need asjad on. Shadowboxing. Shadowboxing, aga üksinda maadlus. Shadowboxing pole see, ka enda peksmine, see on lahe. Enda peksmine? Ja, nagu Fight Clubis, vaata. Endaga maadlus? Peale Okimi tuli siis selline inimene hobusega nagu Tiiu. Mulle ratsutamine väga meeldib. Mulle meeldib loomaporno. Mulle õudselt meeldib loomaporno. Mulle meeldib hoopis. Ma olen ammu, ma olen juba varsti siin aastat, mingid lähiaastatel lihtsalt ma arvan, et ikkagi selline asi, et kõik jalgrattad vahetati hobuste vastu ära, et hobustega Tallinna linna peal ringi aerutada, see on ikkagi väga kõva sõna. Ma arvan, et hobused tuleb tagasi moodi. Ja loomaporno on sellepärast hea, et kui sa mõtled, et sul on nagu probleeme, siis lihtsalt nagu guugelda mingi horse porn ja näed mingeid inimesi, siis saad aru, et mu probleemid on jumala ühised, neil on probleemid, et see on nagu siuke loomaporno tänuväärne koht psühhoteraapias, et teda on vaja. Ja see, kuskilt ma lugesin Wiredist sellist asja, et kui need Google Glassid tulevad, et prillid on ees Google'i prillid, siis lähed Google Glassiga prillide juurde ja ütled Google horse porn, fuck!
siis on vendal oi, mis mul siin ees on. nii, aga Horseborn Fuckist lähme edasi siis järgmise artisti juurde, kelleks on MFLF Pimedas augus. Mulle väga meeldis ja ma sain väga hästi sõnadest aru. ma ei saa kunagi midagi aru, Leff on siuke mees, kes isegi tuleb, siis ta räägib kõige kiiremini venelastest ja siis mulle ma alati ütlen talle Spakoina, sest me maha rahustame, et ta räägib nii kiiresti. aga ma arvan, et kõik asjad, mis Leff teeb, on kõik niikuinii nii kihvt, et isegi kui ma aru ei saa, et see lihtsalt kõlab juba nii mõnusalt, et siin ei olegi mingi 6+ case. 6+, jah. 6+. Järgmine on siis JOC, kõige kuulsam mees siit nimekirjast. Kõige kuulsam, mis mõttes? Laulumees. kõige kuulsam laulumees. Eesti esimese MC Battle võitja. Jaa. Okei, see, vaata siin nagu 2 osast koosneb see lugu tal. See teine pool mulle väga meeldis, see oli väga naljakas. Esimene oli natuke igav. See oli siis nagu läks rõõmsaks. Jah, siis läks rõõmsaks ja see on kindlasti nagu saab kõige rõõmsama räppi auhinna. Tore, JSC on tore mees ja kõik on väga kihvt ja tore on see ka, et tal on Mikkel Juhe taga, mis on kihvt väljas. Retro. Väga lahe. Garaaži ukse alt tuleb see Juhe tõenäoliselt. Mis on garaažis eile ma kirjutin? Asern töötab. See on teadmata. Mustang töötab. Aga peale garaaži ust tuli Kunda mees. See me ei saanud aru, kes see on vanem vend või noorem vend, aga Nari on toas. Nad on Nari taga, et ta on kindlasti vend või õde. Õde, jah. Et ma ei saanud aru, kas ta on nagu vanem või noorem, aga Kaur arvas ilmselt, et ta on vanem, sest noorem saadetud toast minema. Siis räppis ära, jah. Jah. Muidugi jälle korda ei ole, vaata on ikkagi tekk peab olema ikkagi korralikult pandud, mitte nüüd üle ääre. Räpisaates peab olema tekk korralikult pandud. Tuba peab korras olema. Kinnisvara müügipildid, mis jõuma tuba korda nagu hakkad räppima kinnisvara müügi. See on juba toa sassis oleku kohta teine märkus. Ma jään selle seisukoha juurde, et tuba peab sassis olema. Aga räpi kohta, no jah, ei, väga tore. Ja lahe, jah. Väga mõnus. Nii, aga peale tuba siis tulid autoga mehed Tahv ja Kulpas. Sõitsid autoga ringi. Huvitav, kuhu nad sõitsid? See oli jah, siuke... Kumki ei juhtunud. Mis Kulpa sees istub ja Tahv taga istub? On võib-olla mingi... No hierarhia on vähemalt paigas nagu bändis, et selles mõttes on kõik hästi. PA on siis roolis. Ja Kulpas on väga okei räppar. Tahv natukene peab veel pingutama, et natuke ei vajaka. Patarei tühjaks. Aga peale siis autorallit tuli Lord roheliste silmadega. Lord on ikka kurat hea räppar. On hea räppar ja tal oli väga häid ridu, mille peale me ikka kõvasti irvitasime. Ja väga naljakad ja tegelikult, tead mis asi on, et ta läheb nagu järjest kõik paremaks, mis on nagu lahe ja samas nagu ka... Nõme. Hirmutav, mõtlev heaks ta minna. Ta oli isegi paremaks nagu mina näiteks. See on küll tema mehus. Ei, kurat, ma arvan, et see oli üks... Ma arvan, et see oli isegi kõige parem. No ütleme top 3 kindlasti. Top 3, jah. Nii, aga siis vanadest räpimestest rääkides peale teda tuligi kohe MC West. Väga hea diktsioon. Ta oleks nagu enne mingid juppi teinud. Hullud kõik väga täpne mimika. Aga ta oli vaata lükk aga Ameerikas ka, eks jagatakse igasugust. Poppis väikki mollit veits ja siis nagu hakkas suu veel käima. Ameerika tegelikult see räpi mõte läks natukene mööda. Me isegi kuidagi ei jõudnud. Me keskendusime miimikale liigalt võib-olla. Miimikale ja sellele maalile. Aga väga ilus. Tuba oli korras. Tuba oli korras, pilt on ilus. See pilt on otse see. Tuleb veel kuulama seda Vesti. Vest on kõik väga hea räppar. Ja siis peale Vesti tulid Tashid. Kuidas meeldis Tashid? Tashid? See oli väga selline puudutav, et nad väga puudutasid. Väga puudutav. Jaa, vaadake seda videot, kes ei ole näinud. Kogu aeg see vasakpool mehed puudutas seda istmast. Ja väga puudutav. See oli kõik väga puudutav. See oli ka uus räpi süsteem siis. Mul oli kunagi ülikoolis oli loengukaas mingi siga kord rääb. Kuule, mis värk on kuule. Ja lõpus ma olin mingi teise koos. Mine perse, miks sa kogu aeg puudutad mind? See on samasugune mees, ta kogu aeg puudutas mind. Äkki see on mingi siukene... Uus räpikeel. No selles mõttes nagu,
see muusika puudutab seda teist meest. Need sõnad Teid puudutavad. puudutas? Mul on nendest meestest kuskil hommikul kell 5 Eesti hip-hop festivalil telefoniga filmitud ka mingi freestyle. Mingi Kambja mehed või? On või? Võimalik Minust täitsa. õige ütlesid kuskil Kambjast päris. Siis tulid 615 jõudvõistlejad järgi. Suva sassis. See on niisugune normcore sassis. Normkoor sassis. Muusik viimane on ka väga toredad. Mulle meeldis selle Karli liikumine sellega hantlitega ja pong on suur, neil ka vaatame. See on suur Tartu lipp või? Jah, see on Tartu lipp, jah. Kurat, hästi mõned, mul pole isegi Tallinna lipp on. Sinine. Kreeka lipp või? Roheline. On jah nagu Kreeka lipp vist Tallinna lipp. Midagi niukest on, jah. Nii. Ja siis tuli Tartust jälle video. Matu. Tore. Vaata, mis ta laua peal on. Segamini. Kalkulaator on seal. Laud on enam-vähem korras Mis ikka. asjad need on mingid kõik raha läheb? Kupongid, jah. Mis see on? Need prillid, see kuradi sull. Karnevali mats. Karnevali prillid. Et on kindlasti on Pilte on jälle potentsiaali. taustal väga palju. Kindlasti on potentsiaali Ja muidugi on. midagi teha. Karnevali või... Järgi tuli väga vihane räppar Amerika. Vot see mulle väga meeldis, aga ta õudselt kihvtilt nagu hästi armsalt või hästi lahedalt räppis, hästi head maneerid on tal, aga oleks nagu teemat, et siis oleks võib-olla veel lahedam. Ja vot siin ongi, et hästi lahedad maneerid. Hästi ladus või niisugune hästi vile kurdi flow ja tehniline värk, aga jah, vot see teemavärk, see teemavärk on, see on nii kõige raskem. Mikä skene räpp siis peale ei lähe? Ei no õige, mis nüüd, no vaata, kui sa ikkagi kuuled seda, sa ei jaksa lõpuks kuulata seda värki, et kuidas kõik on, aga eks seda tehakse edasi väga hea, kõik on väga hea, keegi selle korrast tuleb väga kihvt. Ja tea, mis kõige kihvtim on või? Vaata, kui suures pappkastis mees on. Ja kõik on korras. Ei, aga see flow oli jah väga hea ja väga huvitav ja väga tahaks tegelikult mingisuguseid lugusid kuulda, kus ta räpib millestki sellisest, mis nagu päriselt tähtis on. Nagu nii, nagu kõik räpparid on maailma kõige kõvemad. Sellest ei ole võib-olla praegu isegi rohkem mõtet nagu räppida. Skene räpp on ka väga hea, muidugi. Väga super lugu. Ma arvan, et see on mingi... Top 3. Top 3 jälle, jah, kindlasti. Aga peale siis tuli Mardikas. Mardikas kõlas nagu noor Tommy Boy. Ja kuidagi jube palju võõrsõnu oli sellises. Ma ei saanud aru, ma võõrsõnu ei tea. Lõppus ütles vist Perpetuum mobile. Ja see oli halb, jah. See oli halb. Muidu oli tore, ja... Aga see Perpetuum mobile oli halb. Nii, aga peale võõrsõnu tuli Tallinna kohalik sild. Ülemistes, jaa. See on Ülemiste sild. See on see uus sild. Ja Fantastica. Tema puhul on kindlasti see nimi on kõige parem. Lahku kirjutatud. Ma arvan, et Fantal on palju paremaid lugusid kui see, või ütleme räppe. See ei hetkel ei kõnetanud mind kuidagi. Nii. Aga siis tuligi kohe järgi ingliskeelne Riki. Mina ei saanud sellest mitte midagi aru. See oli mingi sürrimasi, ma ei saanud ka midagi aru. See oli väga krüptiline, sellest ei saanud üldse aru. Isegi natuke kuulasin, ma ei saanud isegi aru, fuck ütles vahepeal kindlasti. Fuck peab ütlema. Fuck peab ütlema. Kes see on? Fuck peab ütlema. Riki. Jah. Riki. Rubio. Kurat ei tea, mis kuradi, mis asi see oli, ei saanud täpselt aru. Palun vabandust, ei saa aru. Ei saanud aru. Ma ei saanud ka aru. No võt. Sa oled ise ka inglis keeles kunagi teinud? Ei saanud aru midagi, mis rääksin. Järgi siis tuli Hanf Kung Bemmidega. Bemmid olid super. Ja Bemmid on ägedad. Ma ostsin endale kusjuures Bemmi jälle. Ma ostsin endale 98. aasta 7. Bemmi. Niisugune ahjuvärvi on jube hea. Ahjuvärvi? No tead, vaata niisugune matt. Nii nagu ahjud olid värvitud. Matt Must. Matt Must, jah.
et memid on lahedad. Ants Pung on alati tore. Nad on üks naljakad ja see oli kõva kihvt ja spetsiaalselt kuidagi punkpüssile põhjendatud ja need on siuksed, nad nagu teevad nagu siukest asja, mida nad teevad ja sellest nad räpivadki ja kõik on nagu õige, ei saa ühtegi halba sõna öelda. Ja teine osa oli siis Trammis. See osa meeldis mulle rohkem. Kõigil oli piletid. On või? Jah. Keegi ei elagi Tallinnas või? Pole õrna aimugi, aga... Kui need piletid on, siis nad ei ela Tallinnas. Aga noh... Tallinnana saab ikkagi tasuta sõita. Huumori huvides, jah, olid kõigi piletid siis. Mis kuigi huumor see pilet on? Siin meie Tallinnast ja siit huumorit on roheline kaart. Ei no, elad ohtlikult, sõidad piletiga. Okei. Kurat, on nii vanaks siin, et saab taba sellega värki enam. Nii, ja siis tuli Baby Lost. See on kindlasti top 3 jälle. Jälle top 3, jah. Mulle meeldis, ütles väga õige asja, ütles Baby Lost niimoodi, et nüüd on kellad, sellepärast et räpparitel on hinged ellad. See on jumala õigest, räpparitel on jube ellad hinged. Vanasti oli see, et räpiti ükust anonüümsest mingisugust veik-räpparist kuskil nii. Nüüd on kuidagi nii, et kõik arvavad, et kohe nendest räpitakse. Jube ellaks on need inimesed, keegi midagi kuskil ütleb, siis kõik arvavad kohe tema kohta. Ma arvan, et kõige ellema hingega lauljad ei ole mitte mingisugused romantilist ballaadilauljad ja räpparid. Kohe tunnevad solvatuna ennast. Ei, väga mõnus. Aga räpižanris võib-olla üks olulisemaid asju ongi ju tegelikult diss-track, eks ju, et see peakski nagu selleks valmis olema. Ei no vaata see, kui see on selline anonüümid, keegi ei teagi. Tuleb konkreetselt ikka teha, selles mõttes, et see ju tegelikult see on ju selle asja küte või see on selle asja dünaamika, et sellesse nagu tuleb. Sure, see diss-track ise on hästi vana, et kui sa võtad sellise ladina, Rooma luuletaja nagu Catulluse, võtad Catulluse 16. värsi, siis ladina keeles mul ei ole peas, aga inglise keeles tõlkes on see niimoodi, et räägib kahele teisele luuletajale, et I will sodomize you and face fuck you. Et sellest Catulluse 16. värssi, et selles mõttes, et see dissimine on hästi vana asi ja seda on kultuuris hästi palju olnud ja setudel oli täpselt samasugune asi, et ma arvan, et ma just väga loodan, et sellist väga hardcore dissimist Eesti räpist tuleks veel ja et ta oleks hästi isiklik, et ta oleks hästi personaalne, et seal puudutatakse delikaatseid isikuandmeid, et see asi oleks nagu valus, et siis oleks seda ka huvitav vaadata. Jaa, aga vaata, värk on nagu selles, et eluaeg on tehtud sellist anonüümset dissi ja see on mage. Ja siis lõpuks ongi see, et vaata, nüüd on ühesõna dissiti mingisugust suhteliselt olematut inimest, on ju. Nüüd on see, et kauad ikka olematut ja siis hakkad ise, mitte et keegi ütleb, et sina oled see, et see inimene ise mõtleb, et see on täpne. Ja siis on nüüd kõik on nüüd, et inimesed nagu see nagu natuke näitab seda, et inimesed nagu tahavad käest. Ja ikka. Ja just. Et see, tuleb lihtsalt meeles pidada seda, et selle diss-tracki või ka Catulluse puhul, eks ju, 2000 aastat tagasi ta kirjutas selle, et sa ei kirjutada seda selleks, et selgitada, kes on kõvem mees, vaid selle põhiline eesmärk on ikkagi see, et kas see on äge, et kas lahutab meelt. Et see on see, läbi mille see tuleb, kes on kõva mees, et kes rohkem nagu meelt lahutab, kes ägedamalt teeb. Jaa, Eesti dissimis on meil see asi ka, et sa pead ikka oma sõnade eest seisma ka, et kui sa ikkagi pärast hakkad taha vabandama. Ei no ma ei mõelnud seda, sorry. Ma ei tahtnud su ema, nii et kurat, nali ju. See on selline Delfi anonüümse kommentaari. Ei, ma tegin nalja, ega midagi ei olnud. See on ka jama, on ju. Keegi ei seisa oma sõnade taga eriti või? Ma ütlen vabandama, see on ka jama. Ei, ma ei öelnud. Ma ütlesin sulle, sa oled räme munn, kurda haised, mäda, persereis. Ei, ma ei mõelnud seda, päris nii mäda on tegelikult omal okei. See on mage, hästi mage, jah. See on jama. Ma kunagi kuulsin raadios seda, mulle algul meeldis täitsa see laul see Siim Kallasest ja siis kui ma kuulsin raadios, kuidas see artist rääkis, et ei no tegelikult see Siim Kallas on seal nagu kujund, siis ma mõtlesin, et fuck you, et siin kanalit nagu, et no mis kujund seal on, Siim Kallas ei ole mingi kujund seal loos. No jah, vaata, see tuleb sellest ilmselt, et Eesti on ikka nii väiksem. Aga vaata, see on see, et see on sellepärast on raske teha, et sa ikkagi võitled. No ma ütlen, et räpi laividel käib siin mingi 200-300 inimest on ju, või ma ei tea, umbes niimoodi. Kindlasti rohkem ka ja vähem ka, ütleme keskmiselt 300 inimest. Ja
ja siis, kui nagu kellelgi nende, kui sa hakkad mingi teise mehega nagu kaklema, onju, siis nagu 100 inimest ei ole nõus ja ta on tulemata, on see nagu poole vähe rahvast. Sellest ongi nagu, ma saan aru, mis sa mõtled, onju, samas on see nagu hästi nagu raske Eestis ikkagi rakendada. Et oleks nagu... Võidab see, kes vaimukas on, vaata, et ma võin ka olla hardcore sinu fänn, aga kui keegi teeb väga hea diss-tracki sinu kohta, mis on väga vaimukas, siis ma kuulan ka seda, eks ju. Ja noh, ma ei oota vastust seda, et sa võtad pesapallikurika ja lähed teda taguma, ma ootan sult nagu veelt vaimukavat vastust, et see võitlus käib ikkagi tekstide vahel, mitte inimeste vahel. Selge, aga meil viimane video siis on veel selli ka ilma püksata, 2 viimast video on ilma püksata, on Pokk. Kuidas meil? See oli kõige parem video. Ja video... Rohkem palju mõniga näppimist. Ja see on midagi uut ja värsket. See oli väga kõva. Ma annaks siia... Top 3 jälle. Top 3 võitja video annaks hinnasti Pokkile. Kurat, veritsevad silmad. Rohkem sellist räppi, kus paljast mõnni ja veritsevad silmides. See on nagu vahe. See toob nagu... Soojust hinki. Ma ei teagi, mida see toob. Siukest üllatusmomenti rohkem. Värsket verd. No isegi ma ei tea, mis värsket. Jah, silmest või värsket verd. Seda verd polegi nii. Sest muhit verd. Aga kuidagi ikka vaata üllatusmoment on alati mõnus. Eesti räpis. Räpi võib-olla selline kõige... Sa ise vist ütlesid seda, et see on see pime punkt, eks ju, see homofoobia ja kogu gei teema ongi räpi probleem. Võib-olla tõesti jah, palja munniga rohkem pedeseid räppe on vaja. Rohkem pederäppi. Rohkem pederäppi. See oleks siis teie soovitus saate lõpetuseks ja noortele räpparitele. Rohkem puudutage teineteist ja rohkem pederäppi. Rohkem puudutage ennast nagu... Ennast ja rohkem puudutage ennast ka ja teisi. Siis puudutab. Aga mehed, suured tänud, et tulite. Aitäh, et kutsusid. Aga palun. Ja järgmine saade, kes teab, äkki taas kord. Järgmine kord üritame siis... Palju munniga tulla, jah. Palju kella ajal kohal. Mida rohkem paljast dissidega räppi. Kusjuures üks asi on küll, mida nägite tervetes, mingi 20 video oli ja seal oli ainult üks naine. Ja see üks naine oli ka 2 videos. Kas see ongi, äkki sinna sinu soovi suunas juba asi liigubki? Ja ilmselt on ikka, Eesti räpp on väga pedene. Jaa, meeste keskne. Oma naistele kodus ei räägita, mis räppi asja sa ajad. Aga selge pilt, nägemist oli äge vist.